tulime testima selle aasta siis enda autot, kuna Rootsi on plaanis minna võistlema. Käisime ka testimas autot juba avalaksul see aasta, aga see praegu oleme nagu rohkem proovimas siin ikkagi, et Rootsi minna võistlema. Peale Rootsit ka on muidugi plaanis sõita ka kindlasti Eesti sarja, Eesti meistrivõistluseid. Eelmine aasta me tulime küll esikohale hooaja kokkuvõttes. See aasta me proovime ka enda karikat kaitsta ja proovime sõita uuesti samamoodi, aga ootused on erinevad. Et me tahame muidugi see aasta natuke kiiremat aega enda jaoks sõita, et üllatusi võib tulla meil. Eelmine aasta meie kõige kiirem aeg oli 8,6 sekundit, aga see aasta tahaks proovida seda 8 sekundit võtta. Aga Rootsi eesmärk on minna sinna testima, näidata ka, et Eestist tuleb ka võistlejaid sinna ja et võib-olla on siis nendel ka huvi rohkem siia Eesti poole tulla nagu võistlema siia Kiltsi lennuväljale. Seal on ikkagi täis liimirada ja tahame vaadata, mis suudab see auto nagu välismaal teha. Kuna see auto on niikuinii ajalooga auto, kunagine VKM-i mees Viljar Mäesepp sõitis selle autoga, siis proovis sõita ka sellega Mati Põld mõned aastad. Ja nüüd on see auto nagu meie kätte saanud ja nüüd üritame meie sellest autost võtta, mis võimalik on. Muidugi mootoriks on meil nüüd muidugi teine mootor, mis teistel meestel olid. Et meil on nüüd V8 vahele pandud siis 2 turboga ülelaetud mootor. Esimene test muidugi eelmise aasta sõidulogi järgi me proovisime esimest sõitu teha, oli suhteliselt libe, kuna rada ei ole nagu keegi veel see aasta hooldanud ega midagi teinud, aga teine sõit oli juba tunduvalt parem. Alguses me nüüd peame küll jõudu maha võtma, sest esimene käik ikkagi on suhteliselt libedaks läheb see asi, et tahab käest ära minna auto. Oleme nüüd see aasta muidugi natukene autot muutnud ka, et sõita nüüd see aasta siis kiiremini. Meil on sisse lase välja vahetatud, mis on nüüd alumiiniumkollektoriga, alumiiniumkollektor on paigaldatud meil, et meil oleks nagu võimalik kiiremini sõita, et me saame rohkem rõhku panna turbotele ja et meil oleks rohkem boosti. Käigukastiks meil on muidugi PowerGuide'i käigukast, mis on 2-käiguline. See aasta me nüüd juhime seda käigukasti küll CO-ga, et saada täpsemat ja kiiremat sõitu teha. Et siis nagu CO lülitab meie solenoidi, mis siis nagu lükkab silindrist käigu edasi, et saada nagu täpsemat ja paremat aega sõita.